Mina olen Indrek Talla, olen Eesti ärisaadikute idee autor. Pean alustuseks vabandama, et ei saa täna teiega Riigikogu hoones ise kohal olla, aga õnneks on meil sellised e-lahendused, mis võimaldavad mul oma ideed siit Helsingi lennujaamast tutvustada. Ühtlasi tahtsin tänada Sten Tamkivi ja Arengufondi selle suurepärase mõtte eest korraldada Eesti elu edasiviivate ideede konkursse. Ma arvan, et ärisaadikute ideest on just kohane rääkida välismaalt ja just täna, kus saabume koos Eesti ettevõtetega Hiinast ja äridelegatsiooniga ja oleme tegelikult teravalt tunnetanud vajadust sellise ärisaadikute teenuse järele. Ma räägikski siis lühidalt, mis endasse hõlmab ja kuidas see võiks välja näha. Et Eesti ärisaadikute võrgustik on siis Eesti ekspordi toetamiseks üles ehitatud võrgustik, mis peaks aitama eksportööre kaugematele turgudele. Et meie geograafiline plaan näeb ette seda, et EAS-il on oma kontorid, kus on olemas oma välisesindajad välisturgudel siis 10 riigis. Siis järgmisel ringil me võtame veel 10 turgu, kus otsime erakonsultatsioonibürood, kes saavad Eesti ettevõtteid aidata. Kuid siis jääb veel umbes 160 turgu, kus meil pole mingisugust tuge Eesti ettevõtetele. Nende katmiseks ongi siis mõeldud Eesti ärisaadikute võrgustik. Ja mis see ärisaadikute võrgustik siis tegelikult on? On Eesti sõpradest, Eestiga seotud ärimeestest koosnev võrgustik, mis nõustab vabatahtlikkuse alusel Eesti ettevõtteid ja aitab neil siis vastavatele turgudele siseneda. Samuti saavad need ärisaadikud oma turgudel siis hoida silma peal ja kui kuulevad mõnest investeerimishuvilisest või võimalusest, siis saavad need investeerimisjuhtlangad meile edasi anda ja siis saab juba EAS nendega tegeleda, et välisinvesteeringud Eestisse kaasata. Milleks seda teenust vaja on see, et tihtipeale on meedias juttu olnud ja erinevad riigiametnikud, poliitikud on rääkinud, et Eesti ettevõtted peavad kaugematele turgudele minema, peavad lähiturgudelt välja murdma ja saama siis jaotama riske ja minema geograafiliselt kaugemale. Samas kui meie riigina seda ütleme ja midagi ei tee, siis on see tühipaljas sõnakõlks, aga ärisaadikute võrgustik siis võimaldakski siis riigil pakkuda sellist, ma ütleks light touch või natukenegi abi kaugematel turgudel. See teenus hõlmab endas siis sellist võimalust ettevõtjale, et ta saab helistada näiteks mõnele konkreetse turuga kursis olevale inimesele ja saada sealt asjalikku nõu. Et kuidas tema tootel võiks olla potentsiaal sinna turule sisenemisel, kas tal üldse oleks seal turgu. Samuti saaks siis ärisaadik jagada oma kontaktvõrgustiku sihtriigis. Et ei ole muidugi, ei saa eeldada, et ärisaadik tunneks kõiki sektoreid ja kõiki inimesi, kuid samas kindlasti oskab ta juhatada edasi asjaliku kontakti juurde, kes siis juba vastavat teemat tunneb. See võrgustik on plaanitud siis vabatahtlikkuse alusel, et see ei saa olla kellegi äriteenimise, äri ja raha teenimise võimaluseks ärisaadikute poolelt ja sellepärast on ta ka tasuta Eesti ettevõtjatele. Ja me plaanime seda pakkuda siis võimalikult paljudel turgudel ja ehitada selle üles järk-järguliselt, et kui me leiame õiged inimesed, siis seal ka avame teenuse. Kui ei ole õiget inimest, siis sinna
konkreetsele turule veel punnitama ei hakka ja otsime edasi. Mis siis võiks olla EAS-i roll selles kõiges, on see, et EAS haldab seda teenust, otsib ärisaadikuid ja laiendab võrgustikku ja hoiab üleval seda kontakti ärisaadikutega. Samamoodi, mis on ülimalt oluline, see, et ta turundab teenust Eesti eksportööridele. Ja samamoodi on ka see niinimetatud filter ärisaadiku ja ettevõtte vahel, et ärisaadikud ei tüütataks valede küsimustega, millega nad abistada ei saa, või siis mingi muu et müügi ja selliste pakkumistega. Me vaatame kõik pakkumised, kõik päringud üle ja siis saadame juba vastavalt edasi. Et milleks siis seda stipendiumit vaja on, et te kindlasti mõtlete, et EAS on suur organisatsioon, kellel on palju euroraha ja ilmselt tal ei ole vaja arengufondi stipendiumit veel lisaks. Tegelikult on see, et kõige rohkem on meil vaja ärisaadikute jaoks just inimressurssi. Meil oleks vaja inimest, kes selle asja käima tõmbaks, kes tegeleks selle EAS-i rolli küsimusega, mida ma just selgitasin enne, et paraku ei ole meil võimalus võtta inimesi juurde ja ei ole ka palgaraha ette nähtud. Mis see siis tähendab, on see, et saame selle võrgustiku käivitada kiiresti ja sujuvalt, et see oleks kättesaadav Eesti ettevõtetele, oleks inimene, kes suudaks neid ärisaadikuid otsida ja tegeleda sellega ning samuti turundaks seda Eesti ettevõtetele. Samuti on küsimus selles, kas see võib tekkida küsimus, kas see juba ei dubleeri aukonsulite võrgustikku. Aga antud on aukonsuleid, kes tegelevad äriga, aga paljud ei tegele. Siit me saame siis saame selle ärisaadikute võrgustiku kaasata need aukonsulid, kes tegelevad äriga ja kes on huvitatud sellest teenusest ja siis aktiivselt neid turundada, et tekiks ettevõtetel teadmine sellest võimalusest, kuna täna paljud ettevõtted siiski ei tea, et ka aukonsulid saavad neid äriküsimustes aidata. Ja lõpetuseks siis oleme teinud ka päris palju taustauuringut ja proovinud teada saada, kas ettevõtted arvavad, et see on vajalik asi. Me oleme teinud fookusgrupi uuringuid, kus on välja tulnud see, et ettevõtjad tugevalt toetavad seda, need, kellega ma rääkinud on, arvavad, et see on äärmiselt vajalik. Ja ma siia lõppu panin ühe tsitaadi veel ühelt ettevõtjalt, kellega eile veel sellest rääkisin. Ja tema ütles seda, et kui arengufond paneb sellele võrgustikule stipendiumiga õla alla, siis ilmselt te aitate Eesti eksporti ja ettevõtteid rohkem, kui te täna arvate ja usute. Et selle mõttega lõpetakski siit. Aitäh!